see materjal, need slaidid suures osas, mida ma täna siin praegu kasutan, pärinevad ühelt Ameerika professorit. Siis John Brock on ta nimi, tema andmed ka, siis on professor olnud ja praegu ta siis on enam aktiivselt küll ülikoolis ei õpeta, aga ta käib siis mööda maailma ringi ja koolitab õpetajaid. Ja ühel koolitusel, siis, kus meil oli majandusõpetajate koolitus, kus ta siis oli siin ka kohal, pilt ka selle kohta, siis ta tegi selle, mis ma nüüd teiega hakkan läbi, tegi siis meiega läbi, õpetajatega läbi ja siis ta lahkelt jättis oma slaidid, neid saaks edaspidi kasutada, oli väga õnnelik, kui me saaksime neid tunnis kasutada. Ja täna siis ma üritan neid slaide siin kasutada, ma olen siin midagi ise juurde ka lisanud, aga põhiline materjal on siis tema käest. Ja mis on nagu selle ettekande või selle slaidide mõte, on siis see, et saada aru, mis asi on kaubavahetus üldse, miks on kaubavahetus oluline, kui siis inimesed kauplevad oma vahel. Kas see toob meile kasu või toob kahju või miks seda üldse tehakse? Miks üldse kaubletakse? Siis teine mõiste, mille siin siis lahti võtab, mis asi on vabakaubandus. Nii et praegu väga palju räägitakse meil ühest küljest vabakaubandusest ja teisest küljest räägitakse sellest, et paljud riigid ei taha vabalt kaubelda. Et sellel vabakaubandusel on siis teatud riskid, et millised need riskid siis on. Ehk siis protektsionism on siis selline tegevus, kui siis riigid üritavad oma turgu kaitsta mingisuguste meetmetega. Miks nad seda teevad? Ja kas see on nagu õigustatud üldse? Ja kõigepealt siis katsume teiega aru saada, mis asi on kaubavahetus ja miks üldse kaubeldakse. Miks see kauplemine on tähtis? Ja kes siis omavahel kauplevad, kas inimesed kauplevad omavahel või kauplevad riigid omavahel? Ja selleks kõigepealt on väike kingitus teile. Iga üks saab visitlise kingitusel. Jõuluaeg ei ole meil kaugel, et kõigil on peale meeles. Kingi jagatakse. Nii, siin on sees sellised kotikesed. Nii, igas kotis on mingi erinev asi. Et põhimõtteliselt ei tohiks takkuda need asjad. Iga üks te saate siit kotist võtta, suurest kotist, endale ühe väikese kotikese, nii et te siia väga ei piilu. Ja mitu tükki ka ei saa korraga. Nii, palun. Kotist, nii, aga endale. On. Nii, usaldus sõbra käest. Palun. Õnn on teie oma kätesse. Nii. See asi, mis ta nüüd on ära seda naabrile näita. Ja naabrile ära seda näita. Ei saa seda üksindada, et sa võid praegu ka. Äkki saate mingid paarid teha, kui me läheme. Aga ärge naabrile näite ja ise võite vaadata. See on teie oma, seda keegi pärast tagasi ei korja. Kotti saate jade peale kogu, nii et see on teile täna mis saab teie omaks. Nii. Nüüd, see sama paber, teil on nüüd 3 paberit. Võtke nüüd üks paber ja vaadake selle koti sisse võib-olla ärge näidake seda naabrile. Et naabrile kui teada, mis seda on. Ise vaadake, mis seda on. Ja pange nüüd oma sellele asjale, mis seda on, pange hinne. Kirjutage see hinne selle paberi peale. Mis te sellest asjast arvate? Kas asi, mis meil kotis on väga tore, siis on 5. Kui ta on küllalt hea, siis on 4. Kui on, pole viga, pole paha, siis on 3. Ja mitte just kõige parem, siis on 2. Ja kui te leiate, see asi on täiesti mõttetu,